Tere, minu nimi on Kristjan ja tulen ettevõttest nimega Telia. Olen seal juhatuse liige ja vastutan kogu ärikliendi äri eest. Kõigepealt suured tänud Ritile, meie pikaajalise koostööpartnerile selle võimalusest. Ja kuidas ma pihta hakkan? Kõigepealt ma hakkan sealt pihta, et ma ei ole tehnoloog. Ehk et tavaliselt, kui ma käin klientide juures rääkimas, siis ma räägin tegevjuhtidega, finantsjuhtidega ja siis, kui IT-juhiga jutuajamine algab, siis mu inimesed paluvad mul pigem vaikida. Tundub, et Taavi teades seda väga hästi, otsustas selle võimaluse nüüd anda, et ma pean vägisi rääkima tervele hulgale väga IT-kompetentsidele inimestele ja omamata seda kompetentsi ise. Aga kõik väljakutsed elus on teretulnud. Võib-olla siis nii palju, et kuna mina tegelen pigem organisatsiooni juhtimisega, siis minu asi on luua meeskond, luua meeskonnale tähendus, luua kultuur, mis aitab neil õnnestuda ja siis hakkavad asjad juhtuma. Ja pigem ma räägin täna sellest, kuidas, kuivõrd mida. Ma näitan ka mida, aga räägin sellest vähem selgelt. Ehk et siis miks, kuidas ja mida. Taavi pidi meid pisut ära rääkima siia, sest et me tegelikult ei tahtnudki alguses väga tulla. Sellepärast, et see mõtteviis, mida me müüme, on see, et me ei ole teenusepakkuja, vaid me oleme partner. Ja me ei müü teenuseid, vaid pakume erilahendusi vastavalt sellele, mis on kliendi vajadused. Meie kogemus IT-turult on see, et väga vähesed vajavad mingit ühte teenust või konkreetset asja. Tegelikult kõikide klientide vajadused on pisut eripärased. Aga tulles selle juurde, et mis on see tähendus, mille nimel meie meeskond töötab, on see, et kuidas õnnestuda aidata kõigil Eesti ettevõtetel ja minu pärast ka kõigil kohalikel omavalitsustel keerulises, kiires, digitaliseeruvas maailmas õnnestuda. Meil on selleks teatud eeldused olemas, aga see on see, mille nimel me eksisteerime, mitte see, et pakkuda teenust või olla teenusepakkuja. Nüüd, peaaegu et sama oluline, kui mitte olulisem selle juures on see, et kuidas me seda teeme ja meie kultuur ja see, kuidas me üritame õnnestuda, on ehitud selle ümber, et me peame käituma iga oma kliendiga, nagu me oleksime tema teine IT-juht ja vahest ka ainuke IT-juht. Mis tähendab seda, et me peame võtma vastutust, olema proaktiivsed, saama ärist aru nii kaugele kui võimalik. Piiri me oleme tõmmanud sinna, et arendustesse me kaasa ei lähe, sest see on juba nii spetsiifiline nii valdkondlikult kui ka IT-juhtimise vaatest, et pigem need, kes vajavad pidevat arendust, siis seal me kaasa ja appi ei tule. Aga mida meil siis pakkuda on, et meil kindlasti üks asi, kust meil on kõvasti kogemust, et me oleme olnud selles äris nüüd tugevalt 8 aastat. Väga paljud ei tea, aga kui ma vaatan suurkliendi segmenti, ehk et meie niisugust 5000 suuremat klienti, siis täna meil tuleb IT siis teenustest 30% kogu meie tuludest, ehk et me teenime täna IT-teenustest vaata et rohkem raha kui oma mobiiliteenustest selles segmendis. Ehk et see on olnud minu teekond viimased 8 aastat, eks ju, et kuidas teha ühest telko-ettevõttest siis IKT-ettevõtte. Seda on kandnud see, et me oleme suutnud kasvatada koos selle 600+ kliendiga ja see pidevalt kasvab see number endale suure meeskonna. Ehk et kui täna jääb mõni küsimus vastamata ja ma arvan, paljud jäävad, siis mida ma võin lubada, et ma leian kellegi, kes oskab neile hästi vastata. Ja kindlasti üks asi, mis on meie keskmes, on niisugune pikaajaline vastutustunde võtmine, et mul on selles mõttes rõõm, et me just eile saime nominatsiooni ehk et siis vastutuslik ettevõtluse kuldtaseme, kuhu väga paljud meie konkurendi jätku ja see tõesti on meie keskmes. Me oleme väga palju oma IT-lahendusi ehitanud ja propageerinud ka läbi selle, kuidas me saame aidata oma jalajälge vähendada, tehes asju mõistlikult ja kasutades selleks professionaalseid partnereid. Ja võib-olla siis viimasena oli see, millest võib-olla pikemalt ma ka natukene räägin, on see, et mis meie keskmes on olnud ja mis on võib-olla ka meie DNA-s kaasa tulnud meie kogu telkoäriga on niisugune pidev kvaliteedi juhtimine. Kõik võimalikud ISO-d, sealhulgas viimased turbe ISO, kus me oleme kõik oma teenused üle käinud ja tegeleme sellega, meil on seal peaaegu, võiks öelda terve ettevõte, 20 inimest, kes tegeleb pideva protsessi juhtimise parendamisega ja see tõesti on meie DNA-s, kuidas seal õnnestuda. Ehk et IT-teenuste kvaliteedi juhtimisest.
nagu ma enne ütlesin, et meie jaoks kõige keskmes on alati klient ja arusaamine, mis on kliendi vajadused, mida kvaliteet tema jaoks tähendab. Ja pidev diskussioon ja tagasiside klientide käest. Ehk et võib-olla isegi osad teist, eks ju, et me 2 korda aastas küsime ka IT kvaliteedi kohta täiesti eraldi IT-juhtidelt tagasiside selle kohta, millega ollakse rahul ja katsume pidevalt selle kaudu õppida. See on pidev suhtlus ja ma arvan, et kõik te olete nõus, et on see IT nagu tehnoloogia mäng, aga lõppkokkuvõttes on suhete äri ja see suhe on väga palju püsti usaldusel ja sellele, et on avatus, tunnistatakse oma vigu, parandatakse ja õpitakse ja see on üks osa, millega me pidevalt üritame tegeleda. Ma pean nagu ausalt tunnistama, sugugi mitte alati me ei õnnestu selles. Milles me õnnestume on see, et kui me eksime, siis me tunnistame. Teenuste kvaliteet, taaskord asi, kus me oleme üles ehitanud nii meetrika kui juhtimissüsteemid selleks, et meil poleks endal pilt ees. Me võimalusel peegeldame seda oma klientidele, aga ma võib-olla pigem kiirustaks siit edasi ja ütleks, et kõige tähtsam kogu selle loo juures on meie jaoks proaktiivsus ehk et ja kus me näeme kõige suuremat väljakutset enda jaoks on, et minu jaoks kõige kurvem lugu on see, kui me saame teada oma teenuserikkest oma kliendi käest, mis on kõige kurvem asi, mis saab juhtuda, mis räägib, et kuulge, päriselt te ise ka ei tea, eks ju, kuidas teil läheb. Ja see on see, kuhu täna meie teenuste kvaliteedis põhifookus läheb, kuidas ehitada üles veel paremad monitooringusüsteemid, ka teavitused ehk, et kuidas jõuda selleni, et 90% tulevikus me annaksime oma klientidele teada, et meil on probleem, mitte ei kuuleks seda nende käest. Nii et see on täna minu tehnoloogiatiimides kõige olulisem kivi, mida me veeretame, et kuidas see kivi ümmarguseks saada. Aga räägiks siis sellest ka, et mida, et nagu ma ütlesin, meie jaoks kõige keskes alati on ettevõte, me ei taha kellegile pakkuda ühte konkreetset teenust, vaid pakkuda seda, mida tal vaja on. Ja vähemalt suuremate puhul meil on alati see esmane teenus või kiht, mida me pakume, on teine IT-juht vastu. Ehk et üks inimene, kes võtab selle terviku eest, mida me klientidele pakume, vastutuse kliendi ees ja tema taga on loomulikult väga suur meeskond, et meil on täna kliente, kelle kliendi meeskond võib olla 30 inimest. Nagu unikaalset inimest, kes selle kliendi jaoks tööd teevad, aga kokku see meeskond peab töötama nagu üks IT-juht ja tema tiim, eks. Et see võib kõlada naljakalt, aga me teeme täna jätkuvalt oma tiimides seda, et me võtame kogu müügi- ja tarneahel inimese ühte tuppa ja paneme kinni ja siis räägime, et kes mida päriselt tegema peaks, millal ja kuidas. Ja see on uskumatu, kui erinevaid, et ma arvan, et võiks joonistada 15 erinevat protsessi joonist. Võib-olla, mida selle juures kõige vähem alahinnatakse, on see, et tegelikult kõige olulisem on see, et need on 200 inimest, eks ju, et nad tunneksid üksteist. Üritaksid üksteist kuulata, mitte lihtsalt igaüks ei tegeleks mingisuguse tükiga ja see on meie jaoks väga oluline. Aga rääkides siis nüüd natukene ka teenuste poolest, ja vaatan, et ma ajal sinna jõuaksin ikkagi. Loomulikult kogu meie ühendusteenuste tervik on see, mida me pakume. Pakume kõike, mis puudutab kliendiseadmetega, nende haldusega kaugelt koha peal. See on meie asi pakkuda ja tervikuna juurde anda. Kesksüsteemid, nende haldus, erinevad tehnoloogilised lahendused alates IoT-st, digitaliseerimise vaatest kuni vajadusel crowd analyticsini välja, kus me saame aidata äril õnnestuda, tuues tema juurde parema andmestiku selle kohta, mis tema äri mõjutab. Ja loomulikult kasvavalt turvalisus. Ehk et see on see koht, kus kui me ütleme, et me oleme pikka aega, eks ju, suutnud leida kasvu IT-teenustest ja ma arvan jätkuvalt, siis turvalisus on see koht, kus ma näen, et me kõik vajame abi järjest ja kiiremini. Mul on ka rõõm teada anda, et meie kogu Telia Grupi kompetentsikeskus turvateenustus on ehitatud täna Eestisse. Meil on tööl juba pea 15 inimest ja me tegeleme hoolega sellega, et meil oleks midagi enamat ja suuremat ja standardsemat ja lihtsamat ka pakkuda, kui ainult, et lahendame üksikuid case'e. Ja kõige alumises kihis ma olen välja toonud, et loomulikult on meil terve hulk partnerid, kellega koos me seda teeme, sealhulgas riigipilv. Ja nüüd ma katsun selle keerata siis nagu teistpidi, ehk et kui riigipilv sinna keskmesse panna, et mis on need teenused, mis seal ümber meil võimalik pakkuda on. Nagu keegi ütles, et tegelikult on meil palju rohkem, siis ma räägin üldistuse tasemel, aga varundus,
ehk et kui peaks juhtuma kõige hullem, siis et oleks olemas kuskil mujal see kõik, mis teil vaja on. Et need suurepärased serverid saaksid kenasti hallatud ja hoitud, et sellega ei oleks muret, me oleme ennetavalt nendega tegelenud ja silma peal hoidnud. Paljud teist arvatavasti vajavad, aga ka paljud äriettevõtted vajavad nagu head kanalit, kuidas X-Teega suhelda, selle silla me suudame luua. Pikalt minu eelkõneleja rääkis sellest, eks ju, et kõik vajavad abi sellega, kuidas oma arendused hoida toimimas, pidevalt uuendatud. Meil on olemas terve hulk toredad insenerid, kes on võimelised selle automaatika samamoodi üles ehitama, kasutame samamoodi Kubernetest. Kindlasti ma ei suuda eelkõnele konkureerida, aga millega ma olin väga nõus, oli see, et see on puhas inimeste kompetentside äri ja dedikeeritud meeskonnad, kes oskavad aidata ja saavad seal olema. See ei ole niisugune asi, et ma ei tea, müün ja unustan, vaid see on pidev koostöö ja toimimine. Siis turvateenused, eks ju, serveri turvalisus, turvaaukude kontroll või pidev monitooring. Ja ma ütleks, et kõige tähtsam ikkagi endiselt meie jaoks on see, et me üritame vastuule sealt ja katsuda aru saada ja katsuda koos teiega vastuse leida, mis kohas abi vaja on ja mis on see kõige parem viis, kuidas selleni jõuda. Kui me suudame väärtust pakkuda, siis me suudame teile pakkuda teenust. Kui me ei suuda tarkust juurde pakkuda, siis me ei suuda. Ehk et sealt hakkab mingis mõttes alati see kõik pihta. Et väga lühidalt, vabandust, ma olin vist sammu maas kogu aeg sellega, et ma vaatasin vale ekraani. aga lühidalt see oli see, mis mul oli täna öelda. Võib-olla on hoopis küsimusi, mul on täpselt 5 minutit jäänud selleks nüüd. Jaa, kas meil on saalis küsimusi? Ma vaatan online'is hetkel ei ole. 3-täheliste lühendite kohta või midagi. No teeme seekord 4. Kui saalis ei ole, siis ma ei hakka ka siin inimesi piinama. Aga tänan väga tähelepanu. Aga teeme aplausi. Suur tänu kutsumast. Aitäh.